Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sari jätkus 2-nädalase pausi järel hooaja 6. etapiga. Sarja 19-aastases ajaloos jõuti esmakordselt Läänemaale, kus rattasõpru ootas E-piim 16. Kullamaa rattamaraton. Marimetsa karikasarjast välja kasvanud sõit polnud kunagi varem nii palju rattureid võõrustanud. Kohalikud ei suutnud meenutada, kas kunagi üldse nii suurt spordisündmust on nende kodus toimunud. Teiste hulgas lipsas vaikselt GP lähteel esimesse stardigruppi mõned nädalad tagasi maailma populaarseimal iga-aastasel toimuval spordiüritusel Tour de France'il pedaale tallanud Rein Taaramäe. Startisin eelmine nädalavahetus, sõitsin seda Kaika maratoni Antsla lähedal. Et oli päris äge ja siis esialgu ma ei plaaninud siia tulla, aga kuna seal oli nii kihvt, siis mõtlesin, et tulen siia ka, et kasutan ära selle nii-öelda saan tasuta treeningu ja hea emotsiooni. No räägi, mis emotsiooniga seda nendele kohalikele Eesti sõitudele tuled, et sa ometi ei tule ju siia võitma? Tegelikult ei tule hea, aga eelmine nädalavahetus niimoodi kujunes välja, et metsa vahel äkki vaat selja taha kedagi olnudki taga ja siis korra läsin nagu jala sirgu, et mis nüüd teen ja siis omal tuli ka nagu hasart sisse, mõtlesin, panen siis lõpuni, 13 kilti oli lõpuni ja eks näha ole, mis täna, et otsest eesmärki võita pole, aga kui nii kujuneb, siis lähen ikka võidu peale, jah. See, mis täna pidi olema, ütleme, sinu kehatüüpi meestele sobiv rada ka, selline hea pehme ja... Nojah, see loeb tegelikult jalatüübist, et mis jalg kellegi all on täna, et need Eesti kutid on selline 2 tunni peal ikka päris tugevad vastased, et tegelikult eelmine nädal ma sain kõvasti haiget seal maratonil. Aga on siis kodumaal kuidagi teistmoodi sõita ka, et kui tulid praegu sealt Prantsuse maalt mägedest siia siis Lauskmaale? No ikka on muidugi, et see on nagu teine spordiala ikka. Et liigutus on sama ja treeningu saab kätte ja nii-öelda trennis ei pea sellist intensiivset lõiku tegema, et siis tulen siia ja kõik on hoopis teistsugune ja siis koormus on tegelikult kõvem ja see nagu annabki nagu moti, et siia sõitma tulla, et nagu kõik on hoopis teistsugune, aga otseselt trenni minema ei pea. Värskendav, et ma näen, et sul ikka naeratus on kohe näol siin sõites. Nojah, lapsepõlv tuleb meelde, et sõitsin noorena neid maratoni iga nädal. Ilm hellitas ja hoidis täna rattureid, kui väljas valitses traditsiooniline Eestimaa suvi. Rüngpilved sõudsid tasa taevas ja temperatuurinäit kerkis 24 soojakraadini. Ideaalne. Rattureid ootas ees keskmisest raskem katsumus. Seepärast oli tähtis, et kõik osalejad valiksid kindlasti 3 erinevast distantsist just endale jõukohaseima. GP-raja pikkus oli 64 kilomeetrit, Gardena maratonil ja Jetoli poolmaratonil vastavalt 50 ja 24 kilomeetrit. Rajad kulgesid läbi metsade, karjääride ning erinevate suusa- ja matkaradade. Peamiselt külgnes trass enamikus osas Marimetsa soo läheduses. Rohkete älveste ja laugastega lageraba ja Kullamaa liivik võeti looduskaitse alla juba peaaegu 40 aastat tagasi. Lisaks Kullamaale läbiti teise suurema asundusena ka Palivere. Etapi korraldajaks oli siinne rattaklubi Paralepa. Estonian Cupi sarja idee seisnebki selles, et kõik sarja rattamaratonid on tehtud rattafännide poolt kõigile rattasõidusõpradele. Iga etappi korraldab erinev klubi, kes kutsub teisi endale külla, püüdes olla hea võõrustaja. Kui etapp peaks ka rahaliselt tulus olema, läheb see uuesti rattasporti tagasi. Nii võib iga külastaja olla kindel, et oma stardiga teeb ta vähemalt 2 heategu. Esimese iseendale ja oma tervisele ning teise Eesti rattaspordile. Tippude omavahelise mõõduvõtu osas hakkas juhtuma väga kiiresti. Kui sõidetud oli 16 kilomeetrit, olid eest 2 meest, Rein Taaramäe
ja Gert Jõeäär. Josten Vaidem rippus veel 15 sekundi kauguselt sabas. Suure grupi tulekuni kulus minut. Sinna alguses oli kohe 3. kilomeetril juba läks nii raskeks ära, et põllud ja metsa vahel seal mingi raiesmike peal, et vesine oli ka, et seal on palju vihma sadanud viimasel ajal, et seal oli ikka raske, et see tegi juba seal omad korrektuurid kohe ära ja see lihtsalt raske rada, et ega lihtsalt hooga läksime ja oli ka vahe sees kohal. Esialgu seal näiteks esimesed 5 kilt mõtlesin, et kohe rallima ei hakka, aga see õhkkond läks juba närviliseks ja kutid hakkas seal positsiooni pärast võitlema ja siis otsustasin, et panen kõvasti gaasi ja siis meid jäigi seal kiirelt 3 tükki järele ja Vaidem jäi ka maha ja siis sõitsime seal Gerdiga tükk aega koos. Ma ei hakanud talle kohe mainima, et mul ambitsiooni ei ole, et seal poole distantsi pidada, ma talle vist ütlesin, kuule, et ma panen siis mäefinisse ära, et sa võtta etapi võit. Omavahel juttu ajades ja siiralt imestades, et kui palju mägesid Läänemaalt üles on leitud ning kui raske rada maha märgitud, jõuti 26. kilomeetril olnud Sissi mäefinišini. Nii nagu kokku lepitud, rühkis Taaramäe ees ja Jõeäär tema selja taga järsust tõusunukist üles. Jõeäärele jäi aga selle arvestuse liidrisärk. Vahefiniši võit läks 16 kilomeetrit hiljem Jõeäärele. Ka selles arvestuses liidrisärk ja sinna juurde kuuluv Kaabu jäid kindla punktivahega tema hoole alla. Head tempot hoides ja vanu aegu Cofidise profiklubi ja noortekoondise päevilt meenutades tehti teineteise alla tööd ja läheneti finišile. Vahe jälitajatega kasvas sõidu keskpaigaks juba 2 minutile ja pealegi. Tagantulijaist reaalset ohustajaid neile polnud. Finišijoonele tuldi ikka koos. Esmakordselt siin sarjas juba 13 aastat tagasi 19-aastasena triumfeerinud Taaramäe finišis võidule ei pretendeerinud. Ta näitas vana sõbra Jõeääre poole, et tema täna võidab. Velo plus Como esindavale mehele oli see teine etapivõit järjest. Üle-eelmiselt korralt Raplamaal jättis ta võidu samal moel Peeter Tarvisele, keda täna stardis polnud. Väga lahe oli, et ma arvan, et päris paljud ei olnud siin käinud siin seda maratonis võitmas, et kindlasti väga positiivne elamus ja kindlasti, kellena jalga oli, need siin tulevad päris hea kohaga lõpuks nii sisse. Ei olnud mõnus, liiga raske oli. Et me seal oma keskis ka rääkisime, et Läänemaa jumalast sile, aga nii raske rada on tehtud, et lihtsalt nii palju oli metsa vahele viidud seda sõitu ja see raputas nii kõvasti, et mina oma selga praegu näiteks tunne üldse, et ma ei tea, mis seis Gerdil on, et tal on siin amort peal, et see oli kindlasti täna väga hea valik see tagumine amort, et mul maanteeratturi karm on sadul ka, et see lõhkus ka päris korralikult, et see on nii jäik ja kummirõhku ma unustasin kontrollida enne starti, et kummid olid nii kõvad, et ma nagu põrkepalli peal seal. Aga ma saan aru, finišis nägu naerul, et oled ise päevaga rahul? Jaa, jumal äge oli, et kuidagi see 65 kilti nagu ei läinud nii valusalt kui eelmine nädal, et eelmine nädal mul seal Antsas oli kõvasti raskem. Võib-olla oli see esimene maraton ja siis ei olnud nagu harjunud sellega seal, et täna oleks nagu libedamalt iseenesest. Viimased tulemused näitavad, et ambitsioon võita 3 hooaega järjest Estonian Cupi pole kuhugi kadunud. Ei, kindlasti jah, et praegu on kõik nagu plaanipäraselt, et loodetavasti järgmine etapp läheb ka kenasti, äkki õnnestub liidrisärk enda kätte saada, et see eesmärk on. Kolmandana jõudis lõpuks poodiumile Greg Hallop, edestades finišijoonel sama aja saanud Raido Saart. Hawaii Expressi kollast värvi sarja üldarvestuse liidrisärk tõmmati esmakordselt Ivo Suure selga. Võite tal ette näidata küll pole, ent vändatud on stabiilselt tipu lähedal. Naistest võitis Janelle Uibokand, kes alistas mulluse sarja üldvõitja
Grete Steinburgi. Subaru kirjadega roosa liidrisärk jäi 3. finišeerinud Merili Sirveli selga. Gardena maratoni arvestuses jätkub liidrisärgi nimel väga tihe heitlus. Rene Kübar oli täna teine, kaotades Mihkel Einblaule, kuid jätkab siiski selle distantsi üldliidrina. Minu teada sa pidid alguses ikkagi sel hooajal sõitma GP-d, aga suur õnnestumine nagu maratoni rajal läbi juhuse viis selleni, et hakkasid sõitma maratoni etappe. Et on see maratonil ja GP-l mingi vahe ka või just konkurentsi ja sõidu mõttes, et või kuidas sa seda kirjeldaksid? No minu taseme juures on see erinevus, et ühel juhul ma konkureerin poodiumi peale, teisel juhul olen seal 20–40 koha peal, et see vahe on, et sõidutaktika on erinev, et vaadatakse konkurente ja nii ongi. Aga nüüd sõites Gardena maratone, kuidas sulle tundub, et kas selline nagu jagamine just nagu vastavalt võimetele, igaüks saab valida, kas GP maraton või poolmaraton, et tundub see sulle, et see on nagu ennast õigustanud või kuidas? Minu arust see järjest paremini hakkab tööle, et võib-olla algus oli inimestele võõras, aga nüüd, kui leitakse see maraton üles, siis see on pigem nagu hea. Et on siis maraton nagu, olles mõlemad sõitnud maraton nagu selline rahvaspordi sõit siis rohkem, kui siis seda on GP? Tegelikult ei ole, et kui sa poodiumi peale paned, et siis on ikkagi pingutatakse nii, kuidas tuleb, aga no lihtsalt see pingutuse pikkus on erinev. Hans Krohe kiirenduskilomeetri võitis meestest Anti Arumäe, kellele kuulus ka kokkuvõttes liidrisärk. Naistest oli Väletaim ja Nelle Uibokand, kuid liidrisärk tõmmati selga Krista Karingule. Põltsamaa lastesõitude liidrisärgi nimel kemplevad kuni 10-aastased poisid ja tüdrukud. Nagu ikka starditi koos ja nagu ikka sel aastal seljatas 6. etapil 6. korda kõik konkurendid tüdrukute klassi valitseja Linda Lentsment. Tema selja taga lõpetas kiireim poiss Georg Salupuu. Liidriks jäänud Oskar Lemlo oli seekord 3. Starti on aga oodatud kõik lapsed vanusest sõltumata, sest lisaks on eraldi sõit kuni 8-aastastele ja kuni 6-aastastele. Osalejatele anti varakult teada, et seekordne rada saab olema keskmisest keerulisem ja raskem. GP võitja duogi läbis oma distantsi enam kui 2,5 tundi. Korraldajad koostöös spordisöögi ja joogitootjaga Science in Sports ehk SIS viisid teeninduspunktidesse 500 energiakeelipakki, et kui kütus kehas peaks lõppema, siis saaks varakult reserve täita. Seda kõike tehti ikka selle nimel, et üle lõpujoone jõutaks väga hea emotsiooniga. Täiega väga äge oli, hästi raske oli, aga mega äge. Et on siis raskus nagu ikkagi äge või? Jaa, alati mõtlen, miks ma sellise asjaga tegelen, miks ma piinan ennast, aga see emotsioon, see kõik on nagu, see on nii vinge ja äge. Et ei olegi nii, et sellest emotsiooni vingusest saad aru järgmine päev, vaid kohe finišis? Kohe ei, juba seal keskel juba saad aru, et tegelikult on nagu ägena. Mis siis siin ägedat oli, mis oli see, mis meeldis? Rada oli hästi vaheldusrikas, raske olid erinevad juurikad ja soppe. Mul üldse soppe istus, ma alati kukun, sõitsin sillalt alla. Mehed olid väga viisakad, aitasid mu ilusti välja, keegi ei sõitnud mööda, siis ma tulin ise kõrvale ja ütlesin minge mööda. Ja uskumatu, et eks ole Läänemaal võib nii palju ronida? Ja see oli päris raske, ma pean tunnistama, et ma ei sõitnud lõpuni, sest mul hoog läks maha ja jooksin, aga kaaselajad olid eriti ägedad, nad hüüdsid seal, see hästi palju juurde. Tule jooksuga, sul on hea säärejooks, tule. See annab hästi palju juurde, kui kõik kaaselavad rajal. See on äge. Ma saan aru, et finišis on ikka naeratus päris suur. Ja, tunne on super hea. Ma olin üllatunud, et soppa ei olnudki, et tegelikult siin tuli ju meeletu vihm, et rada oli kuivaks sõidetud täiesti, et sellised mülkakohad, aga vesi oli välja sõidetud, et üllatavalt kiire rada oli. Aga tehniline muidugi. Olin rahul.
Ei no raske oli, raputas ikka kõvasti. mis on see, mis siis rajale sõitma toob neid etappe? Lihtsalt sporti teha, et üldse liigutada, et niisama ei viitsi trenni teha, et väike stiimul peab ka olema, et saab ennast võrrelda. No mis on see eesmärk tänasel ja üldse selle sarja sõitudel, et teete vist ju terve sarja kaasa? Jah, ikka. Koht maha. On läinud ka või? Ei ole. Süüa meeldib. Aga oluline on vist see, et tulla ja saada nagu ennast liikuma. Ja, ennast ja pere ja sõbrad ja see on põhiline. Et ongi kohe siuke suure seltskonnaga ettevõtmine või? Noh, enam-vähem jah, selline iga laupäevane pühapäevane asi. Ja on nagu tore ja kõik naudivad? Ma arvan ikka, et vahepeal nagu läheb raskeks, aga lõpp on lahe ju. Tehakse filmi ja puha ja... Mitu aastat sa nüüd oled nendel sõitudel käinud? Kas 4. või 5. on nüüd? Mis see on siis, mis nagu tagasi toob? On vaja naiskonnale punkte tuua. See on ainus põhjus. Ja ennast ületada endiselt. Aga kuidas nende aastatega see sõit sinu jaoks on nagu näinud? On nagu näinud nagu mõnusamaks ka või saad sa rohkem nautida ka? Täna on seda väga raske öelda, kuna tänane rada oli äärmiselt raske, kuidagi see pinnas nagu tõmbas endasse. Et ei, täna ei olnud kõige parem päev, aga muidu on aastatega läinud lihtsamaks ja ka treeningud toetavad seda. Et on näha, et on lihtsam, et võib-olla tehnilised kohad läbi lihtsamalt ja sirge peal ka siis kiirem. Ei ole veel kunagi katkestanud, nüüd loodame, et jätkan sellel lainel. No aga ma vaatan, naeratus on ikka näol seal. Absoluutselt, naeratusega lihtsam ütlevad. Viimane veerand ehk 2 etappi Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sarjast on veel ees. 7. septembril sõidetakse juba 20. korda Jõulumäe rattamaratoni. Registreerimine toimub ikka aadressil estoniancup.ee. Kohtumiseni! Läks, 300 meetrit veel!